Tere, armsad, olen teie ees tagasi ja vaatame üle nädala sõnumi. Ma juba siin häälestasin natukene, mis nädala vajalikud sõnumid on või mis võiks see põhiline energia olla, mida edastada. Siis hommik otsa on mul selline fraas peas olnud nagu wake up, ärka ülesse. Üritasin aru saada, millega seoses see äratus siis on. Mul on tunne, et see on seotud kuidagi töö või karjääriga või eneseväljendusega, et ärka üles või võta vastu see roll, mida sa päriselt kannad. Mingisugune nägemus saadeti mulle, et see tööga seotud nägemus, et sa täidad valet rolli. Et kas sa täidad kellegi teise ülesandeid, aitad kedagi liiga palju, teed kellegi teise ees tööd, arvates, et see kuidagi nagu toob kasu või toob mingit tulemuslikkust, aga ainuke kasu on see, et sina annad ennast järjest rohkem tühjaks. Võib-olla see ei resoneeru tööga, võib-olla see sõnum ise resoneerub sulle kuidagi, aga midagi mulle nagu näidati, et sa oled vale rolli peal ja see vale roll on liiga madaldav või liiga madal sinu jaoks, et sa peaksid olema kuskil kõrgemal, kus sa saaksid ennast suuremalt, laiemalt väljendada, ennast rohkem tõestada. Võib-olla see on natukene vale väljendus, aga kuidagi seda potentsiaali, mis sinus on, paremini väljendada, et sa liiga hoiad ennast tagasi praegu, täites valet rolli. Võib-olla isegi asi ei ole tagasi hoidmises, asi on pigem selles, et sa arvad, et seda rolli täites sa jõuad sinna, kuhu sa tahad jõuda, aga sa praegu nagu viskad oma energiat tühja auku. Seda rolli täites sa ei saa seda, mida sa tahad. Või sa ei saa seda positsiooni, mida sa tegelikult tahad. Kui sa tahad kõrgemat positsiooni, sa ei saa mängida madalas liigas. Sa pead julgema astuda välja sellest madalast kohast, mis hoiab sind liiga kitsana, ja tulema välja teades, et sa väärid seda kõrgemat positsiooni. Ma küll ütlesin, et see resoneerub töökarjääriga, aga kui sulle resoneerub praegu mingisuguse teise teemaga, siis nii on, eks ole, nagu alati mu sõnadega. Kui midagi resoneerub, võta omaks, kui resoneeru, liigu edasi. Ja mis ma veel tahtsin öelda? Sul ei ole vaja, et väliselt sulle öeldakse, et sa oled selleks rolliks valmis. Sa ei pea ootama kellegi kinnitust. Piisab sellest, kui sa ise võtad selle otsuse vastu, okei, ma olen valmis. Et kõik on otsuse kaugusel. Kõik on lihtsalt otsuse kaugusel. Kas sa oled valmis või sa ikka arvad, et peaksid kuskil olema madalas? Nii, ma olen oma kristallid siia laiali jäänud. Ühesõnaga, vaatame sõnumid ka üle. Kas sõnumikaardid toetavad mu mõtteid või räägivad midagi nad lisaks, mis meie selle nädala sõnumid on? Nii. Eneseväärtus. Eneseväärtus resoneerub vägagi selle teemaga, mis ma praegu rääkisin. Ja kõik ongi tegelikult iseenda, nagu ma ütlesin, otsuse taga kinni, eks ole. Ja see otsus sõltub sellest, kui palju sa ennast väärtustad. Ja enese väärtustamine on samuti otsus. See on selline sisemine, natukene sügavam otsus, sest väga palju meie eneseväärtust mõjutab see, mida me minevikus kogenud oleme. Kuidas meid kasvatatud on ja milliseks on kujunenud meie isiklikud vaated, ideoloogiad ja hinnangud maailmale. Ja see tegelikult
peegeldub meile vastu nii-öelda iseendale, luues selle väärtushinnangu iseendast. Aga see väärtushinnang, mida me endast loonud oleme, üsna sageli tegelikult on millegi või kellegi teise peegeldus, mis ei ole meie endi arvamus. Meie algolemus ei arva iseendast kunagi halvasti. Meie algolemus võtab meid tingimusteta. Ehk siis me ise oskame ennast võtta tingimusteta, lihtsalt sinna vahele on tulnud sellised erinevad programmid, me oleme lapsena kogenud mingisugust halvustavat sõna oma emalt või isalt ja see juurdub meile hästi-hästi sügavale kuskile, sest lapsed võtavad väga hinge igasuguseid asju. Oleme võib-olla sõpradelt, õpetajatelt, edasises elus juba suhetes oma partnerilt kogenud mingisugust negatiivset tagasisidet väga sellisel õrnal või haavunud hetkel ja siis me nagu käsnad võtame selle arvamuse omaks ja sellest kujuneb meile iseenda suhtes mingisugune hoiak või arvamus. Ja sellepärast neid ongi raske muuta. Ja neid ongi raske üldse iseendas märgata, sest need saavad hästi kergesti osa meie mentaalsest programmist. Ja mentaalset programmi muuta ongi keeruline, mitte võimatu. Aga kui sa juba hakkad märkama, hakkad teadvustama, milline on sinu sisekõne iseenda suhtes, kas need sõnad on tegelikult sinu iseenda sõnad või nad peegeldavad või on kuidagi kellegi, kes on sinu minevikus figureerinud, tema kaja. Ja mingil põhjusel sa oled selle kõik endale omaks võtnud. Et tasuks enda sees see filtreering teha. Eneseväärtustamises ei ole mitte midagi halba, enesearmastamine ei ole isekas ja endast hästi arvamine ei ole ülbus, kui see tuleb tasakaaluka ja rahu tasandilt, kui see tuleb sinu sisemise tasakaalukuse tasandilt, ilma et sa üritaksid kellegile näidata või tõestada, et sa nüüd oled hea või midagi sellist, et kui sinu enesearmastus ja tublidus tuleb selle arvelt, et sa tahad kedagi alla suruda, siis see ei ole tasakaalukas enesearmastus, siis see on ikkagi haav. Aga kui sinu enesearmastus ja eneseväärtustamine tuleb selle arvelt, et mina olen hea, aga sina oled ka hea ja oleme head erinevat moodi ja me ei pea nõustuma maailmavaadetes või milles iganes, eks ole, siis see juba on tasakaalukus. Ehk siis väike selline endasse vaatamine, selline äratuskõne, mis on su eneseväärtus. Kas sa väärtustad ennast piisavalt, et märgata seda sammu teha, et sa hoiad ennast siin madalas liigas. Liiga kaua oled olnud madalas liigas ja tuleks hakata sinna kõrgema liiga poole liikuma. Et kui sinu sisemuses juba isegi toimuvad mingisugused protsessid eneseväärtustamise suunas, siis tee nüüd selliseid samme, et ka see väliselt kuidagi väljenduks. Pane tööle, make it work. Nii, ma võtan siit ka nõiakaartidest sõnumi meile algavaks nädalaks. Meil on ju teisipäeval ka 11.11 portaal. Väga maagiline päev, kus sa võidki leida hingejoondus, öeldakse mulle praegu selle kuupäeva kohta. Ja kui sa võtad selle äratuskõne vastu, hakkad ennast väärtustama ja võtad selle nii-öelda suurema sammu ülesse poole, siis see ongi sinu hingejoondus. Ja tõenäoliselt see teisipäev mingisugused valikuvariandid su lauale toob, ma kahtlustan. Et sul on võimalik endaga paremini joondusesse astuda. Aga eks näis. Nii, vaata, mis need nõiakaardid selle nädala sõnumiks meile ütlevad. Kollektiivile. Danger. Keegi tahab sulle ei taha sulle head. Kui sina tahad enda valgust näitama hakata ja astuma suuremaid samme, siis seal tuleb kindlasti välja neid, kellele ei meeldi
et sina ennast liiga hästi tunned või sina liiga oma väes seisad, sest see võib olla hirmutav. Ja see kaart ütleb, et mingisugune enesekaitse on vajalik. Ma pean siin silmas energeetilist, et sa kaitseksid ennast erinevate inimeste mõjutuste, sõnade ja mõjutus on hästi selline kõnekas praegu, et keegi võib tahta sind mõjutada, et kui tulebki lauale see valik, nagu ma ütlesin, et astuda suurem samm enda mugavustsoonist välja ja valida mingisugune suurem amps enda jaoks, siis keegi võib hakata sind mõjutama. Et see amps on sinu jaoks liiga suur või sa ei saa selle ampsuga hakkama või see ei ole üldse sinu jaoks, mis iganes. Ära kuula seda. See on tema hirmude peegeldus. See ei peegelda seda, kas sina päriselt oled valmis oma kõrgema reaalsusega toime tulema või mitte. Ja kui sinu kõrgem reaalsus ennast näitab, siis sa oled sellega valmis tegelema. Lihtsalt asi on selles, kas sa otsustad selle vastu võtta või mitte. Aga küsimus ei ole selles, kas sa saad hakkama või mitte. Saad hakkama nagunii. Igatahes pane tähele, kes või mis sinu energiat endasse imeb. Pööra suuremat tähelepanu energeetilise kaitse loomisele, kristallid, eks ole, hematiit, turmaliin, obsidiaan, labradoriit on minu lemmik, mis loob sellise auravälja, energiavälja kaitse. Mis meil siin veel on? Seleniiti on minul siin hunnikuga, eks ole, mis seleniit on selles mõttes hea, et ta võtab selle negatiivse energia, selle ebapuhta energia ja transformeerib läbi ja laseb puhta välja, ehk siis ta on nagu selline vahendaja. Osad kristallid on need, mis enda sisse koguvad, nagu käsnad, eks ole, siis on seda kristalli vaja pärast natukene puhastada. Suitskvarts on ülihea, malahiit. Et kristallidega ennast kaitsta energeetiliselt, loo endale kaitse ümber, kujuta ette, et sinu ümber on peeglid välja poole ja kõik negatiivne, mis sinu poole peegeldub, peegeldab saatjale tagasi. Et see sinuni ei jõua. Ja samuti tähelepanek, eks ole, millisesse seltskonda sa ennast viid, kelle mõjutusi sa kuulda võtad, keda sa tormad aitama, kui tegelikult ei peaks aitama. See on ka energia äraandmine tühja auku, nagu ma ka video alguses ütlesin, eks ole. Et see tähelepanu hoidmine, millega sa tegeled, miks sa tegeled, kellega sa tegeled, võiks olla kõrgendatud fookuses see nädal tõesti. Nii, aga võtame minu tarokaardid ka välja, mis need tarokaardid meile selleks nädalaks ütlevad. Novembrikene. Novembri teine nädal. Nii. No esimene kohe töökaart, millest ma alustasin ka, eks ole. Töökarjääri teemad ja siin on selline tiimitöökaart. Tiimitöö peab olema tasakaalus, mitte nii, et üks teeb kogu töö ära ja siis ütleme, et see oli tiimitöö. Ei. Seal peab olema kõikide panus tasakaalus ja selliselt tasakaalus, et igaüks saab panustada oma potentsiaali, oma väärtust, jällegi mitte nii, et üks dirigeerib, milline see väärtus on ja mismoodi sina panustama pead, vaid et igaüks saaks panustada oma väärtust, milles sünnib siis veel suurem väärtust tegelikult. Ja no siia tulevad sellised kaardid nagu saatan ja müntide viis, et mingisugust sabotaaži energiat siin tõepoolest on, keegi tahab sind. Saatan on selline, mis hoiab kinni, ta näitab, et kuskil midagi on kinni, sina võib-olla tahaksid liikuda, nagu see narrikaart näitab, eks ole, sa tahaksid uute tuulte
suunas minna, sa tahaksid midagi teha teistmoodi, sul tekivad need ideed, tekivad mingisugused teised väljavaated, aga siis tuleb see saatan oma sellise kinnioleva ja takistava energiaga. Mul kukkus see müntide viiekaart siia maha ka, et keegi või miski, mulle öeldakse kollektiivis, sinu töökollektiivis, tahab sind liiga kinni hoida, sest ta kardab sinu edu või kardab, et sina äkki kasvad üle pea või mingisugune naljakas selline konkurentsi tunne tekib. Mida sina teed? Ära tee mitte midagi. Ära selles mõttes pane tähele, suuri laevasid saadab ikka kajakate kisa, öeldakse selle peale. Ja tuleb õigluse kaart, mis tegelikult sümboliseerib seda, et kõrgemalt poolt tegeletakse sellega ise. Et kui mingisugused energiat teinekord suuremaks justkui eskaleeruvad, siis see on ka mõnes mõttes universumi viis hakata asju ise paika seadma. Ja teinekord me ei pea alati ise sekkuma, las asjad lähevad ise tasakaalu. Õigluse kaart sümboliseerib karma tasakaalu. Mingid asjad lähevad läbi selle tasakaalu, et sina valid enda suuna ja sa tekitad sellega konflikti. Ja see konflikt tähendab tasakaalu minemist. Et sa ei pea seda konflikti vältima, mis tekib sinu tee valimisest, vaid see konflikt aitab asjadel minna tasakaalu. See selgin õhk saab natukene selgineda ja tuleb siia karikate 9 kaart ka, mis näitab, et see selginemine toob teatud rahulolu. See tasakaalu minek toob sulle selle rahulolu, mida sa oled otsinud. Palun väga päikene ka. Ja ühesõnaga maailmakaart jälle. Maailmakaart tuleb meile kogu aeg. Mis ma ütlen sulle julgelt oma unistuste suunas, oma selle sisemise kutsungi või see hingekutse suunas, mis sa tunned, et su sees pulbitseb, võib-olla mõnda aega on olnud, mis on sind kas siis natukene kahtlema pannud või isegi sulle endale natuke hirmu tekitanud, et äkki on natukene liiga suur. Ei ole. Kui see sinu sees, see kutsung on, see kutse, see wake up call kuskile suunas minna, see ei ole sinu jaoks liiga suur. See on sinu tee ja sinu tee ei ole sulle kunagi liiga suur. See, mis arvab, et see liiga suur, on sinu mentaali ja ego tasand. Temaga sul on võimalik läbirääkimisi pidada ja öelda talle, et sit the fuck down. Sorry minu väljendust, aga nii on. Ja mis ma sulle veel ütlen, et see teekene või see radakene, millest ma siin kogu aeg rääkinud on, ta loob ennast rahulikult, tasakesti, stabiilselt. Võib-olla sa isegi oled tahtnud või oodanud, et kui sa nüüd valima ja otsustama hakkad, siis kohe on olemas. Ei ole. See energia tahab saada tasakaalustamist ja settimist, sest seda enam, kui siit võib tekkida mingisugune konflikt ülesse, siis need energiat peavad saama natukene vaibuda, enne kui tekib selline puhas õhk, ehk siis see mõõkade kuninganna tuleb seda puhast õhku tooma, aga see võtab sutsukene aega. Sina aga, müntide 9, naudi praegu seda, millega sa oled kõik hakkama saanud. Kuhu sa oled praegu jõudnud? Sa oled tegelikult ära teinud väga palju oma isiklikus arengus ja oma karjääri mõistes, et sa ei ole andnud liiga vähe. Sa ei pea olema seal, nagu ma ütlesin, madalas liigas, näitama ja tõestama, et sa oled hea ja mõtlema, et kui sa siin panustad hästi palju, siis äkki see väärtus kuidagi paistab välja. See pole mõtet enam, nagunii oled väärt. Mis sa tühja rapsid? Sul ei ole enam vaja tõestada, sul ei ole enam vaja näidata, sul on vaja hakata ise uskuma, sul on vaja ise võtta see vastu, see teadmine, et sul on õigus astuda suuremaid samme, ära oota kellegi teise heakskiitu. Siia tuleb ka selline sauade 10 kaart, mis ütleb,
et see pideva andmine on viinud sind läbipõlemise äärele ja oska tõmmata nüüd joon, enne kui sa täielikult läbi põled, enne kui sa täielikult kukud. Märka seda ja märka neid asju, mis on varjul. Et kuukaart ja saatanakaart mul siin joonduvad üksteise alla tegelikult, kui ma nüüd järjest laon. Et see energia, mis sind nagu kinni hoiab või see inimene, kes sind kinni hoiab ja sind natukene saboteerida võib-olla tahab, ta võib olla see, keda sa esmapilgul ei arvagi, et see võis tema olla või kellelt sa ei ootaks sellist käitumist. Tasuks hoida silmad-kõrvad lahti ja kuula oma intuitsiooni, kuula oma kõhutunnet, kuula oma südame häält, mis iganes, jäta see mõistuse ässitav hääl praegu kõrvale ja kuula seda, mida sul sisemus ütleb. Su keha tunneb vastuseid, su keha tunneb olukorra ära, kas see on sulle vajalik või mitte, sest üsna tihti meil füüsiliselt keha annab märku, kas antud olukord on meile sobilik või mitte, aga me lükkame need märguanded kõrvale, hakates kuidagi teistmoodi tõlgendama seda, mida me tunneme või siis ei pane üldse tähele, mõtleme, ma olen väsinud, keha tahab puhata, midagi sellist. Võibki olla väsimuse märguanne, aga kui mingis olukorras sul keha hästi ootamatult väsimuse märguannet annab, siis see on märguanne, et tuleb ennast eemaldada või tuleb see olukord üle vaadata, kas sul on energeetiliselt ohutu olla, võib-olla sa peaksid hoopis lahkuma situatsioonist või mis iganes. Ühesõnaga, tasub hästi valvas olla, tasub hästi teadlik olla oma valikute, oma otsuste suhtes, et sa ei hoiaks ennast liiga madalal, sest sinu tee kutsub sind. 11 portaal ongi see päev, see energia, mis võib sulle näidata, mis on sinu tõeline hingekutse, mis on sinu tõeline tee. Julge seda valida isegi siis, kui kajakad kisavad ja koerad hauguvad. Nii et vägevat kasvamise nädalat sulle, ole tubli, pea vastu ja tšau.